Teede Tehnokeskus sõidab teede ja teemärgistuse seisukorra jälgimiseks aastas läbi 10 000 kilomeetreid. Hilisemaks analüüsiks pildistatakse teekond üles ning laetakse Mapillary keskkonda. Tema nagu eelis on see, et sa saad navigeerida nende piltide peal kaardikeskkonnas, nii nagu teede puhul ta oluline on. See on nagu teatud määral sarnane siis Google Street View'ga, aga mis erinevus tal sellega siis on? Täpselt nii. Sarnasus Google Street View'ga on väga suur. Tõepoolest, kaardi peal me saame liikuda ühte või teise kohta, näha pilti sellest kohast, aga eeliseks selle lahenduse puhul on see, et neid pilte saab teha igaüks. Eestis on Mapillary suhteliselt vähetuntud. Samas on aga just see rakendus pildiliselt palju värskem kui näiteks Google'i Street View. Pildistamisest on kasu ka Maanteeametil. Teede Tehnokeskus töötas Mapillary alusel välja liiklusmärkide automaatse tuvastuse ja võrdlemise lahenduse. Nii saab kontrollida, et kuskil mõni tähtis märk kaduma pole läinud. See informatsioon on siiski kasutajale raskesti loetav, kui ta on ainult tabeli kujul näiteks. Et seetõttu on kasulik seda infot näidata ka graafiliselt ja loomulikult on igal kasutajal hea näha siis pilti selle juures, et eriti kui on tegemist probleemsete kohtadega, et mis siis selles kohas ikkagi valesti on. Marek Truu sõnul võiks inimesed oma pilte julgelt keskkonda üles laadida. Lisaks huvitavale ajalisele võrdlusele saavad eksperdid neid kasutada teede seisukorra hindamiseks.